kust kohast ja kelle käest siis ikkagi lõpuks seda teenust võtta. Kas in-house ehk et oma inimese käest, kes on palgal, või võtta see teenus majast väljast ehk agentuurist. Aga enne kui me alustame selle konkreetse küsimusega, ma arvan, et paljud inimesed, kes ka Impact 80-20 pealt Facebooki leheküljelt praeguseks seda laivi jälgivad, võivad küsida, et millest te räägite? Et ma arvasin, et selleks, et oma ettevõtet müüa, ma jätkuvalt ostan Postimehe 3. küljele terve lehekülje ja TV3 uudiste vahele ostan ühe 30-sekundilise reklaami ja niimoodi see ju käis vähemalt 20 aastat tagasi. Et Arno, alustame sinust. Kristjan ja Paul on sõna saanud. Kuidas on tegelikult viimase 20, 10, 5 aastaga see keskkond muutunud, kus me täna toimetame? Kus turundus tehakse? Tere kõigile. Jaa, keskkond on muutunud. Me vist hommikul nägime pilte, kuidas mobiiltelefoni alles veel ei olnud. Ja loomulik vastus oleks see, et kogu see digitaliseerumine on meid kardinaalselt muutnud. Ja ongi kasutusel täiesti uued kanalid ja meie ka tegeleme enamus ajast kliendi kogemusega pigem oma kanalites ja muretseme natuke vähem selle Postimehe pärast, kui päris aus olla. Aga teistpidi ei ole ka midagi muutunud, sellepärast et need lood, millest Paul rääkis ja nendele jutustamine, see on turunduse osa olnud algusest peale ja nendele lugudele tuleb lihtsalt leida tänapäevane väljund, aga lood põhimõttena ei ole mitte kuidagi moodi muutunud ja need põhimõtted ei ole mitte kuidagi moodi muutunud. Aga kas sa saad täpsustada, 8 aastat tagasi, kui sa ise Sveedi tööle läksid, millistes kanalites te turundust tegite siis ja millest te teete täna? Jah, kanalite poolest ma arvan, et on vastus tegelikult väga lihtne, labane vastus, et tekkinud juurde on sotsiaalmeedia, tõepoolest, et seda oli küll olemas, aga ta ei olnud pika puuga sellise olulisusega, aga kanalid tuleb juurde. Ma olin ka 20 aastat tagasi töötasin meediaagentuuris ja siis räägiti sellest, kuidas paberlehed kinni pandakse. No ikkagi 2015 pidid nad kindlasti kinni olema. Praegu 2020 paistab ei ole näha, et paberlehed kinni pandakse. Neid kanalid tuleb juurde ja sotsiaalmeedia juurde tulek on tegelikult see, mis on juurde tulnud. Mobiil on see, mis on juurde tulnud ja mobiili on inimesed kolinud. Need on need kanalid. Kui sa võrdled nüüd oma 100% turundus mahust ära jagad, kuhu Swedbank kõige rohkem paneb ja kuhu kõige vähem? Ma arvan, et me oleme juba väga pikalt pika puuga üle poole digitaalsed. Ja sellest raha on tore asi, eelarve on tore asi. Kuhu me paneme oma panuse, kuhu me paneme oma energia, kuhu me paneme oma aja. Ja oma energiat aega paneme ka digitaalsetesse kanalitesse, aga sageli need on meie enda omad või meie enda sotsiaalmeedia kanalid. Mina pean lihtsalt kõrvalt ütlema, et mina olen Swedbanka pikaaegne klient. Ma näen teid täna Instagramis. Ma isegi näen teid kuskil mujal. Et see on kuidagi, selle Instagramis ma näen aktiivselt teid, ma näen teid nagu kogu aeg ja mul on mingil määral see teie see täiesti tundmatute inimeste ehk praktikantide, uute töötajate ülilihtne kampaania, lihtsalt pilt, nägu, natukene käsi vibreerib, väga meeldib. Väga tore. Aga Annika, räägi sina, kuidas sina näed, et selle aja jooksul, mis sina oled turundusmaailmas olnud, keskkond on muutunud ja sa näed, et see, mis ma eile tegin, see täna enam ei tööta ja kui mul selle kampaaniaga kaua venitan, siis see idee ei ole ka juba ülehomme enam üldse kasutuskõlbulik. Et tervist ka minu poolt. Võib-olla hea näide on siis või hea üldistus on vahetus, et kõik on muutunud väga vahetuks. Kogu viis, kuidas brändid suhtlevad siis oma klientide või tulevaste fännidega, on kõik hästi otse. Et ausalt öeldes mina olin hästi skeptiline omal ajal Instagram story'de osas, üldse igasuguste live-videote osas. Täna see on täielikult üle võtnud väga mitme brändi nagu teekonna, et inimesed on harjunud nägema ja suhestuma brändidega sarnaselt, nagu nad tegelikult on oma sõpruskonnaga. Et see on kindlasti muutunud kardinaalselt.
Ja minu vaateringkond muidugi on kardinaalselt muutunud see, et on palju tehnoloogiatooteid, et see maailm on plahvatanud ja selles nišis ka mina tegutsen, et seal siis, mis on muutunud, on see, et meil tegelikult on startupi tiimides lausa toote müümise peale developer evangelistid, ehk siis samamoodi hästi vahetu, et sul on selle sama toote kasutamise ja üldse siis programmeerimis selles valdkonnas nišikas noormees, kes suhtleb üle maailma oma tulevaste klientidega, kes on täpselt tema tüpaažilt sama inimene, kirjutab neile sisu, annab neile tööriistu, nippe, et see on kõik hästi vahetuks muutunud, et tegelikult sul on vaja müüjaks, turundajaks tihti seda inimest, kes on täpselt nagu sinu klient, et see on siis tehnoloogia maailmas võib-olla üldistus, mis on muutunud. Aga kanalid, kui sa võtad oma mõne startupi, kellele sa külalist turundajana täna tööd teed, kas te veel räägite üldse TV3-st ja Postimehest? Kusjuures eelmine nädal rääkisime, meil on tükk aja telest tõesti, aga ei, et ikkagi Google'i kanalid, emaili turundus endiselt hästi tugev mootor, väga üle paljude muude asjade. Aga selle põhjus on see, et olla nüüd nagu aus, eks ju, et need startupid võib-olla ei tahagi niivõrd Eesti turule sisse, ehk et sellele Postimehe lugejale midagi öelda, vaid nad tahavadki sõna otseses mõttes uuesti sinna Silicon Valley'sse ronida. Ei ole tegelikult üldse Silicon Valley, see on väga globaalne ja võib-olla vastupidiselt sellele, mis mina arvasin, kui ma tulin tagasi rohkem Eestisse tegema ja Eesti firmadega töötama, neil on nii oluline, et ka Eestis oleks kliendibaas, et see on minu jaoks olnud üllatav, et tihti see on hästi isegi kahjumlik, aga ikka tahetakse ka siin olla pildis, et võib-olla selle tõttu me siiski teeme siin ka traditsioonilisemaid asju, et see on võib-olla, see ei ole muutunud, nii nagu paber ei ole ära kadunud, ikkagi tahetakse ka siit kliente püüda. Kristina, kas ettevõtja Võru autoremondi töökoda, kes tahab endale kliente, kas tema võiks ikka jätkuvalt Võrumaa Teataja kaudu endale neid otsida, selle tavalise 30 € kuulutusega, või saab ka tema Google'ist abi? Ma usun, et ta saab abi ka Google'ist, muidugi ma ei ole täpselt kursis, kui populaarne see lehekülg on ja kas seal on ka veebileht olemas. Ei, Võrumaa Teataja on ikka päris paber on, selline. Maakonnalehed, kusjuures juhin tähelepanu, maakonnalehtede positsioon oma kogukonnas on väga kange, paberlehtede positsioon. Jah, seda ma olen ka oma vanemate juures näinud, et neil käib vähemalt 4 ajalehte, mis on väga tore. Mina loen neid sammu küll veebis, aga ma usun küll, et kui tema tõesti tahab ainult selle piirkonna kliente endale, siis see Võrumaa Teataja on päris hea lahendus talle. Ta võib proovida, aga siis ta peab valmis olema, et näiteks keegi Tallinnas toob talle ka selle auto parandada ja kas ta saab selle mahuga hakkama. Aga sa tajud seda, et ikkagi ka võib-olla sellised ebatraditsioonilised brändid, ettevõtted on hakanud Google'i võimekust ja võimalusi avastama? Ikka on, selles mõttes on väga tore näha, eriti Eestist ka, kui palju ettevõtteid proovib seda lahendust endale. Et meil on olemas ju tegelikult Google'i Digital Garage, kus igal ühel on võimalik õppida ja oma esimesed sammud teha. Et seda me näeme aina rohkem, et seda proovitakse ja ma usun, et see on vahelduse mõttes päris hea ka. No väga hea. Paul, ütle nüüd sina turundajana, kui keeruline on minna kliendi juurde ja öelda, et see Postimees või Päevaleht, me teeks hoopis teist asja või nüüd, ja nad saavad sust aru. Nad saavad aru, et vahepeal aastaga on toimunud mingisugune totaalne 180-kraadine pööre ja päriselt ka enam sinna ei ole mõtet minna, vaid tuleb kuulata sind ja sina tead, kuhu peab minema. Alati sõltub väga konkreetselt kliendist ja sellest, mida ta tahab parajasti jutustada ja mida tal on vaja parajasti jutustada. Ehk siis on endiselt brände, kelle lugu on vaja jutustada Postimehes ja seal TV3 teleklipiga. Ja see, ma arvan, see päris ära ei sure mitte kunagi. Et tuues näidet, siis kõik nii-öelda sotsiaalkampaaniad, kus meil on päriselt vaja muuta seda, et inimesed käituksid ohutumalt. Me ei saa piirduda seal ainult digitaalsete kanalitega. Seal on kindlasti vaja ka traditsioonilist meediat. Aga ma ütleks niimoodi, et suurem osa kliente ja meie partnereid, kellega me vestleme, nemad ikkagi meie soovitusel lähevad digitaalsetesse kanalitesse, sest see on mõõdetav. Ehk mina usun väga tugevalt turunduses sellesse, et sul peab olema investeeringutasuvuse tabel. Ja ma ei ole seni näinud veel mitte kuskilt nii-öelda
Postimehe bänneri kohta täpselt mõõdetavat tasuvusuuringu teostamise võimalust. Ja palju mulle nüüd konkreetselt nende reklaamide selle kampaania jooksutamisest raha sisse tuli. Kui sa võtad Google'i, Facebooki, mis iganes veel nii-öelda välismaised suured digitaalsed kanalid, me teame väga täpselt, et sa panid 1000 eurot sinna sisse, said 13 tagasi. Korraks, kuna Kristina ettekannet ei olnud ka Facebooki laivis näha, siis ma küsin üle, kas täna on siis põhimõtteliselt, ma tulen sellest perioodist, kui olid ajakirjanikel piiparid. Ja see oli ka kõva. Ma mäletan ka seda, mul oli ka. Et ma küsin selle üle, et mõned minu kliendid ikkagi ka teevad nii, okei, kui hästi on võimalik seda fookus sihtida? Et kui ma tahan Elva naistele vanuses 35–37 müüa siniseid mütse, siis ma ainult Elva naistele 35–37 siniseid mütse müüa saangi. Siin on üks väike probleem Eestiga selles osas, et Eesti on natukene väike, et ma ei ole kindel, et sa saad päris seda Elva naist seal. Võib-olla sa saad väljaspool Tallinna naist, kes soovib seda konkreetset mütsi. Et tegelikult see sihtimine on läinud palju täpsemaks. Ja mis on nagu hea veel, et sa saad ise need enda olemasolevad andmed juba või neid nii palju ära kasutada sellel sihtimisel, et kas sa tahad saada oma klientidele sõnumit, kas sa tahad sarnastele, kes on sinu kõige kasumlikumad kliendid, et see tegelikult on alati selline kõige parem võimalus, on ju, et sa tood endale juurde neid kõige kasumlikumaid kliente. Ja kuidas seda leiad? Selle kõige kasumlikumale kliendi? No selles osas tasub ikka ettevõttel endal teha analüüs ära, et ma ei küsinud küll, aga ma ei tea, kui palju ettevõtteid mõõdab, ma pean inglise keeles ütlema, customer lifetime value. Et kui palju mõõdab ja kui palju selle põhjal oma turundust teeb, et kas keegi teeb, käsi püsti? No mõned on 6. Ikka. Natukene on. Et selles mõttes, kui ise ära defineerida, me enda klientidega teeme sageli, et me defineerime ära, see on see kõige kasumlikum sihtrühm. Praegu nad kõik guugeldasid seda, mis sa ütlesid. Customer lifetime value. Praegu oli siin saalis selline korralik reach. Okei, aga tuleme nüüd nagu teema juurde. Arno, sina, kes sa oled siis olnud nii siin kui sealpool sellist mõttelist nagu rindejoon, kas siis koos nende kanalite vahetusega on siis vahetanud ka see, mis maksab? Kas võtta väljast, võtta seest? Kas maksab masin või maksab idee? Jaa, see on õige küsimus. Ma vastaks selle natuke teisest aspektist kui see kanalite aspekt. Et esimene asi, mis mulle Pauli jutus väga meeldis, on lugude rääkimine. Et me peaksime rääkima lugudest ja me peaksime rääkima Michael Jordanist ja mitte nendest tossudest. Aga ettevõtete sees on keegi selle tossu valmis teinud. Tema väikeste näppude all on valminud iga see pael ja selle paela otsa sinna ümber käiv see plastmassist asi, mis selle paela otsa kinni hoiab ja mis sealt kipub ära tulema ja see hakkab paela hargnema. Keegi on välja mõelnud mingisuguse parema lahenduse, mille peale see pael enam ei hakka otsast hargnema. Ja tema jaoks on see nii suur asi, et sellest peab rääkima. Ja tema tuleb kõikide juurde turundusosakonnas, ütleb, et rääkige nüüd meie innovatsioonist, me oleme nii innovatiivne ettevõte, me mõtlesime välja sellele paela lõue otsa, ja sellest peab ilmtingimata rääkima. Ja kui mina selle ettevõtte turundajana nüüd lähen ja ütlen, et tead, et see tegelikult ei ole väga tähtis, et siis ta tegelikult arvab ilmselt, et ma olen laisk, lohakas, ei viitsi tema probleemiga tegeleda ja veel 10 asja. Aga kui tuleb Paul agentuurist, ekspert, ja soovitab ja ütleb, et tegelikult te peaksite fokusseerima olulisele ja emotsioonile ja loole ja et sorry, see paela otsa ei mahu sinna sisse, siis tegelikult kuulatakse välispidiseid eksperte teinekord natuke teise pilguga. Et kui nüüd rääkida niisugusest kas ise teha või agentuur, et mis on agentuuri funktsioon? Agentuuri funktsioon on sageli see erapooletu ekspert kõrvalseisja ja see on väga tähtis roll. Võib-olla tähtsamgi kui
kui see, et agentuurid oskavad anda ka väga head nõu, oskavad eksperdina väga head reklaamfilmid kokku filmida, oskavad neid lugusid luua. Et see on ühelt poolt. Aga teiselt poolt on tänases maailmas minu meelest võimatu mitte omada ise turundusvõimekust. Et need vahetud lood, millest sina rääkisid, meie IT-insenerid oskavad kõik täna rääkida oma tootest sellisel viisil, et see sobib väga hästi turundamiseks kus iganes kanalis. Need oskused peavad tänapäeval kõigil olemas olema, need peavad maja sees olemas olema, ilma selleta me magame maha suuri asju. Meil esmaspäeval 2 tunniga panime üles uudise, saime allkirjad alla, tuleb turule Apple Pay, meil läks täpselt 2 tundi aega, et see uudis välja öelda. Agentuuridega oleks võtnud väga palju rohkem telefonikõnesid. Aga saad sa korra siis öelda, et selle sama 8 aasta taguse aja ja tänase päeva võrdluse 60-40, 20-80, mis seal on see palju agentuurist, palju in-house? Siin on küll vahe sees. Siin on see, et vanasti olid ikkagi väga suured iMacid ja väga rasked telekaamerad, mis olid vajalikud selleks, et üldse mingisuguse viisaka kvaliteediga sisu valmistada. Täna ma kahtlustan, et enamusel siin saalis on selline telefon taskus ja sellised oskused olemas, et siukse vähemalt sotsiaalmeedia ja taoks reklaamiklipi teeb igaüks siin vaheajal ka valmis. Et see on see nagu demokratiseerumine või turunduse demokratiseerumine on olnud küll väga suur ja väga tugev. Meist kõigist on saanud turundajad. Aga mis see vahe on siis ikkagi? Et kas nii-öelda in-house'i on täna rohkem kui 8 aastat tagasi? Ja kindlasti on rohkem. Ja seda siis sellepärast, et te saate ise hakkama, on kiiremini vaja toimetada, inimesed teavad pangaelu paremini. Ja nad teevad iPhone'iga selle filmi valmis. Me saame kiiremini toimetada ja tegelikult me tunneme ka oma kliente natuke paremini. Et see customer lifetime value, et seda on ka ikkagi päris raske niimoodi nagu üle agentuuri piiride majast välja anda. Et me saame seda ise palju paremini näha, analüüsida, me tunneme oma kliendibaasi, me teeme väga palju turundust otse, üldse mitte Postimehe kaudu, kuigi me isegi selle Postimehe bänneri mingisuguse mõju suudame ära võtta. Aga just see, et kliendibaas on sinu enda käes, läbi mõelda, nendele masinatele analüüsida anda, et kes siit mida vajab ja see jada peab olema nagu siuke otsast otsani, et reklaami märkamisest kuni ostuni, järgmise ostuni ja kogu selle elukaare väärtuseni, et seda ei suuda väga hästi me täna koostööpartneritega jagada sellisel viisil, et me tegelikult teeme seda paremini majas sees. Millal te siis agentuuri kasutate? Siis, kui on vaja head nõu, siis, kui on vaja rääkida väga häid lugusid, neid väga kvaliteetselt üles võtta, siis ükskõik millisel viisil. Selle jaoks on agentuurid need, kes oskavad seda kõige paremini teha. Nad on ka erapooletumad, nagu ma ütlesin, et nemad ei lähe nii kergesti sellest ühest vidinast põlema, mis meile endale tundub see kõige tähtsam. Et Pauli lugude rääkimise juurdes on ka veel see lugu, et igal inimesel on oma mõttemall, et kogu aeg siin pea ümber on selline oma mudel, kuidas tema mõtleb oma sõnadega. Et selle peale tasub hästi palju mõelda, et kuidas see meie majasisene termin, olgu see siis pangast väga lihtne näide, kõik inimesed, kes on pangas sees, arvavad, et raha on kontodel. Aga vähemalt pooled inimesed, kes on majast väljas, arvavad, et raha on pangakaardil. Ja ükski majasisene inimene ei suuda aru saada, et kuidas see raha seal pangakaardil on, et ta ei ole, ta on ju kontol. Ja kõik meie lood, mida me räägime, on nagu selles mõttes terminoloogia mõttes valesti räägitud, kui me sellest aru ei saa. Välised inimesed saavad sellest paremini aru. Annika, kuidas startupidega lugu on? Seal on kõik veel kiiremini kui Apple Pay 2 tundi ja peab juba olema väljas. Kas nad eelistavad in-house inimesi või ongi selline
ütleme siis koostöövorm, nagu sina pakud, sul on portfellis mitu erinevat ja sa teenindad neid kindlasti ka ju sama operatiivselt, kõne tuleb, lähed appi. Et mina jah katsetan see, mul on praegu alles selline pooleaastane kogemus võib-olla, et kuidas see on toiminud, just tulla nagu sellist kogemusega teatud kasvuhetkel teatud probleeme lahendama ja asju püsti panema, et aga ma tahaks öelda, et üldiselt, mis on startupi puhul teema, on see, et kõik on hästi, peab olema hästi efektiivne, hästi tulus, et sa ei saa tegelikult mitte millegi peale liiga palju kulutada, et lõpuks sul võib-olla on 2 tegevust, võib-olla sul on automatiseeritud emaili kampaania ja mingi väike lisa siis sisuloome asi seal taustal ja see on kõik, mis sa teed, et selles mõttes on startupi maailm palju vähem turunduse mõttes võib-olla huvitav neile, kes tahavad väga laias laastus teha ja võib-olla seal agentuuril tõesti ongi hästi vähe pakkuda. Sul on väga harva midagi suuremat pakkuda, see on kõik väga praktiline, väga basic, väga selline lihtne tegelikult. Et sellepärast ma nägin ka, et ma tõesti püüan vahel ka, kui ma uue kliendi võib-olla alles esimesel kohtumisel olen, püüan aru saada, mis neil vaja on ja tihti enamik asju, millest me räägime, on see, et ma ütlen ei, et see on ainult sul endal subjektiivne mingi hirm, et sul on seda, teist ja kolmandat vaja teha, lõpuks on sul vaja teha ainult 2 asja, mis toimivad ja seda võib-olla esimesed 2 aastat, see on kõik, mis sa teed. Et sellepärast seal on kõik nagu palju väiksem, primitiivsem ja sihitum, et selles mõttes on startupid kindlasti oluliselt vähem agentuuri kliendid, pluss 10-9 neist kõrbeb ja ei ole ka väga head kliendid agentuurile, et nad on hästi ebastabiilsed ja täna siis selle hoobi võtan mina üksikisikuna, mul on lihtne võtta siis mõni juurde, mõnega kokku tõmmata, agentuuril jällegi palju raskem, et ma arvan, et seal sellist musta verd on muidu. See minu jaoks on see üllatus, ma just vastupidi arvasin, et startup, kes tahaks keskenduda sellele omale vaole, tegeleda ainult selle oma vaoga, et nad ei taha võtta palgale veel kedagi siia istuma, kes peaks tegelema turunduse ja kommunikatsiooniga, et see saab jube hästi sisse osta. Mina tahangi enda rolli teha ebavajalikuks suhteliselt ruttu, et ikkagi lõpuks see roll võiks olla maja sees, aga Eestis on meil üks laiem probleem veel, mis on igas industris, et meil on tööjõupuudus. Tegelikult õigete oskustega selle vastava kasvuprobleemi või selle vastava industri kogemusega inimesi on nii vähe, et lõpuks sa pigem maksad mulle, mõnele teisele, kes tuleb ja korraks aitab ja annab sulle need juhised või on mõned kuud või aasta sinuga koos, kui et sa lased kellelgi raisata see pool aastat õppida, saada see kogemus ja kas ta üldse saab selle tegelikult siis researchi teel väga kaheldav. Et see on pigem jah see, et lõpuks peab olema in-house, aga kui meil neid inimesi ei ole, siis ma ei välista, et mõne kliendiga ma olen 4 aastat, kui me ei leiagi. Paul, aga kas see tähendab siis seda, et täna tegelikult seesama Google'i võimekus ja võimalused seab ka agentuuri teatud mõttes sellesse keerulisse olukorda, kus te peate ise enda sees aru saama, et just nimelt storytelling on võib-olla see kõige olulisem, see loo jutustamise oskus ja te peate loobuma nendest kallitest Taanist filmi peale ilmutavatest meestest, kes toovad Briti režissööri kohale, et püsida nagu konkurentsis. Ehk et te peate enda sees tegema, agentuuri sees tegema asju ringi, et olla turul konkurentsivõimelised. Pakkuma midagi muud kui 10 aastat tagasi? Kindlasti. Et see on väga palju muutunud. Et selles suhtes, kui mingi aeg tagasi agentuur võis olla koht, kus on inimesed, kes oskavad asju väga palju ära teha. Ehk siis küsimus, et mida teha, tuli pigem kliendi poolelt ja agentuur pidi keskenduma tihtipeale sellele, kuidas teha. Siis meie näeme oma töös, et üha rohkem tullakse agentuuri poole juba selle küsimusega, et mida üldse teha. Ehk siis üha rohkem satub meil uksest sisse ettevõtete juhte, ettevõtete asutajaid, kes on ise võtnud, või siis ka täiesti nii-öelda turundus, kui on suuremad ettevõtted, siis turundusosakonna tippjuhid. Ja siis me nendega koos mõtleme välja seda, et mida üldse oleks vaja teha. Aga loomulikult selleks, et seda mida osata soovitada, peab agentuuris olema alati ka see pädevus, kuidas kõik need asjad siis reaalselt päriselus ära teostada. Ehk siis sümbioos 2. Arno, kas lõpuks ongi võidav äge idee? Või kes selle idee välja pakub, see sellega ära teeb? Ma mõtlesin just, kuidas siduda siia jutu sisse sellist mõtet, et mõelge nende klientide peale, kes teie reklaami küll märkasid, aga selle peale
käitusid kuidagi teistmoodi. Et äge idee on väga hea, aga see idee peab viima ka selle teostuseni, see idee, see lubadus, reklaam on ikkagi lubadus, ja see lubadus peab saama ka täide viidud järgmistes sammudes. Et mulle tundub, et see on asi ka, mida meie väga palju näeme ja tunnetame, et kui me oleme andnud mingisuguse lubaduse, mis on natukene mööda, siis meie nõustamiskeskuses hakkavad telefonid helisema ja me saame selle tagasiside kohe tagasi. Mulle natuke tundub, vaadates lihtsalt niisugust osad seda digireklaami, on see, et mulle tundub, et ega need inimesed nagu seda negatiivset tagasiside, et nad saavad positiivse tagasiside, et keegi jättis midagi ostmata, aga see negatiivne tagasiside ei jõua üldse kunagi kohale. Ja siis me lihtsalt teeme järgmise toreda asja, aga siis vaikselt sellest negatiivsest tagasisidest koguneb kokku niisugune nagu negatiivne brändikuvand. Et väga hea, idee peab olema tehtud, idee on väga oluline, aga see idee tuleb ikkagi ikka teostada ja läbimõeldult teostada, see lubadus, mille me anname, peab minema lõpuni välja ja peab kuidagimoodi selle inimese elu siis puudutama. Et kui nüüd minna kõik nagu Nike moodi lubama, et sinust saab suur korvpallur, siis sa pead ikkagi tundma selles tootes pärast ennast nagu suur korvpallur. Ja see võimalus peab selle inimesena olema. Idee on väga oluline. Kristina, ma näen, et sa niimoodi muheled niimoodi kõike seda kuulates siin. Ja see nüüd, mis ma ütlen, ei ole üldse iroonia. Et nagu sa kuulsid, siis tõepoolest on loobutud nendest suurtest agentuuridest, kes lubavad Taanis filmi peale ilmutada ja teha reklaamifilme, mis maksavad juba palju, sest näiteks mul endal kommunikatsiooni järjes ma olen kokku puutunud ühe mehega, kes pakub täna filmiteenust, teeb ise selle klipi valmis, mis on täiesti söödav 70 euroga. Et no vot, kui sa nüüd kõike seda kuulad, siis kas tegelikult on sul nagu tunne, et sõbrakesed te tegelikult ei tea, mis hakkab 5 aasta jooksul juhtuma. Me sisuliselt oleme võimelised Google'is needsamad kõverad, millest Paul räägib, kõik täpselt need lood ise valmis treima, sest me teame täpselt, mida inimesed vaatavad, me oleme kõik raamatud läbi lugenud, kõik õnnepalud läbi lugenud ja me teadme, mismoodi seda lugu jutustada. Ja unustage in-house'id, unustage agentuurid, me müüme teile tervikteenuse. Ma arvan, et ikkagi inimesel jääb, ütleme siis kliendi poolt see oluline roll alles, panna see eesmärk, mida ta tahab saavutada ja mõõta, et see eesmärk saaks täidetud. Et kas seda teeb nagu agentuur või seda teeb in-house, see oleneb sellest, mis staadiumis ettevõte on. Et ma olen täiesti nõus, et kui need kampaaniad on sellise ütleme, et paar kampaaniat aastas või ütleme online'is müümine või teenuse tarbimine ei ole see peamine, vaid on midagi muud, siis loomulikult on agentuur väga hea abiline aitamaks sellega. Aga kui see on ikkagi ettevõtte, ütleme selline põhikanal ja kogu see elu toimubki seal, siis ma arvan, et probleem saab lihtsalt olema selleks, et mina esitaks näiteks iga kord, kui ma mõne agentuuriga koostööd alustan, et kui palju te mu teenust kasutate ja kui põhjalikult. Sest näiteks ka need ettevõtted, kellega meie koostööd teeme, kõik mu tiimiliikmed, sealhulgas mina ise, olen väga sagedased nende teenuste kasutajad just sellepärast, et ma tunneks seda teenust läbi ja läbi, ma saaks aru, missugused on need kohad, mis on nagu problemaatilised. Et ma olen nõus ka Annikaga, Eestis eriti on probleem leida väga häid digispetsialiste, keda endale siis majja sisse osta või... Aga kes ei ole täpselt enam need loojutustajad, vaid need on nii-öelda algoritminduse spetsialistid? Nii ja naa. Selles mõttes, et neid on väga erinevad spetsialistid, ega Arno teab kindlasti paremini nende turundusmeeskonda, ega turundustiim ei koosne ainult neid, kes teevad näiteks Google'i või Facebooki või mingid sellised kampaaniaid. Et see tiim võib olla väga palju suurem, näiteks see sama ettevõtte Leedus, kellest ma rääkisin, see VPN-i pakkuja. Kui mina nende koostööd alustasin, nende turundustiim oli alla 20 inimese, täna on neil 140 inimest. Neil on omal kõik copywriter, videotegija, neil on omal kõik, kes nende kommunikatsiooni kõik detailid on kaetud sellepärast, et kui see hetk tuleb ja see võimalus kuskil tuleb, nad peavad kiiresti reageerima. Ja paraku, nii nagu Arno ütles ka, raske on kogu seda sisemist infot
anda agentuurile ja teine asi on see motivatsioon ka. Et reeglina ikkagi, kui ma olen ühes ettevõttes tööl ja minu eesmärk on selle ettevõttele kasutajaid juurde saada, siis minu rahaline pool, minu karjäär, minu heaolu tegelikult sõltub sellest, kui hästi sellel ettevõttel läheb. Et sellepärast ma usun näiteks, et just nendel ettevõtetel, kellel on see oluline, et see in-house tiim suudab väga-väga palju ära teha. Aga loomulikult, kui ei ole endal võimalust mingeid videosi sisse osta, siis loomulikult tuleks kasutada ka teiste abiks. Kas see päeva lõpus ikkagi võib olla, ma näen lihtsalt mitmeid oma kliente, kes ei ole ei palganud ei turundusjuhti ega ka kommunikatsiooniinimest, ütlevad, ei ole mõtet ülal pidada, tööle võtta pikale palgale, meil on 2 kampaaniat aastas. Kas päeva lõpus sellised ettevõtted võivad jõuda tasemele, kus Google pakub neile selliseid nagu lahtreid, et põhimõtteliselt tõmba linnuke, tahad seda Jordani reklaami sarnast asja või tahad seda poolakate libressi või tahad seda mingit seda, sinna nendesse on nii palju inimesi nende mütsi värviga, go, me teeme kõik valmis, see on põhimõtteliselt nii nagu, ütleme, sul iPhone'is, kes paneb muusika su piltide taustale ja ongi suurepärane klipp valmis. Et see on 5 aasta pärast tegelikult päris elu. Mõned asjad on siiski hetkel juba olemas, et eks me pakume tuge ka selleks, et need videod kokku saada või need videod kokku lõigata näiteks, kes tahab minna YouTube'i, et YouTube on ju meil teine, ütleme, otsingukanal tänapäeval juba, et paljud need, kelle jaoks Google'i search või otsing on kalliks läinud, lähevad ju YouTube'i, et eks see elu lihtsamaks tegemine, see loomulikult toimub pidevalt, et nagu ma näitasin, siis mõned aastad tagasi ühte kampaaniat teha oli midagi muud kui täna. Aga ma siiski arvan, et kui see puudutab enda andmete sissepanemist, siis sul on natuke rohkem vaja seda teadlikkust, kui ainult klikkida kuskile. Swedil on kogu aeg midagi vaja teha. Kui lihtne sul on leida neid tegijaid? Kui lihtne on täna leida talenti ja kui palju, kas sa suudad maksta talendile rohkem kui agentuur? Meile tööle kutsumise kampaania on olnud üks meie meeldejäävamaid kampaaniaid inimeste tagasiside järgi. Et ma arvan, et me kõik tegeleme sellega, et leida neid õigeid inimesi ja kindlasti tasub näidata inimestele ka oma inimesi, sest see inimeselt inimesele kommunikatsioon on see, mis mõjub. Lugusid räägitakse inimeselt inimesele. Aga meil on õnneks õnnestunud ikkagi leida kõik vajalikud inimesed ja loomulikult on see raske, aga ma arvan, et nad on siiski Eestis olemas. Ja küsimus on natukene nagu tõesti ka selles otstarbes, et ma lihtsalt mõtlesin, et nagu tõesti see väike alustav ettevõte, et tema jaoks on võib-olla tõepoolest, tal ei ole vaja seda tervet inimest, aga see on see, et me peame ise olema kõik need turundajad. Ta peabki leidma endas selle inimese, selle mingisuguse osa, selle kümnendiku ja kes oskab siis kas selle hea kopi valmis kirjutada või mina ei ütle kunagi halvasti ka niisuguste väga lihtsate reklaamilahenduste kohta, et tule täna ja -20%, et ma nägin, mul õnnestus Dublinis jalutada mööda poest, kus olid kõik need reklaamid müügil. Valmis kujul plakat, eks ole, see nädalavahetuse eripakkumine, kõik plakatid olid kujundatud, valmis olemas. Jumala eest, kui on vaja, kasutame selliseid lahendusi ja see ühel hetkel võib ettevõtet aidata. Paul, kumb on odavam, agentuur või in-house? Lõpptulemust arvestades. Väiksema ettevõtte jaoks on kindlasti agentuur odavam, suure ettevõtte jaoks on in-house odavam. Ja vahe tuleb sellest, et kui sul on väiksem ettevõte, siis turundusmaailm areneb nii kiiresti eest ära, et sa ei suuda omal hoida kõiki erinevaid kompetentse majas. Või siis sa oled omale leidnud tõesti mingi imenipiga 10 inimest, kes sul erinevad oskused kõik ära katavad, siis sul ei ole neile alustuseks nii palju kõigile tööd panna, neil hakkab igav ja nad lähevad tööle Swedbanki. Annika, tahad sa midagi öelda omalt poolt, kumb on odavam?
ma arvan, et see on täpselt nagu Paul ütles, hästi laias laastus ja siis veel lisaks need, kes tõesti alles alustavad. Ma usun, et siin saalis on inimesi, kes juba on kuskil tööl või midagi juhivad ja midagi juurde on ehitamas. Et hästi hea point oli siin ka see, et tegelikult firma juht ise sellel väga alustaval ettevõtte juhul peaks olema väga lahtise peaga turunduse müügi osas. Et see on üks oskuseid, mida meil on Eestis ülivähe üleüldse ja et kui sa tõesti tahad ikkagi läbi lüüa, siis kas sa ise või sinu kaasasutaja peaks olema nende oskustega algul, et see annab nii palju juurde. Et jah, ma arvan, et väga väikesed ettevõtted võiksid võtta ainult natuke lisaabi ja sellest piisab ja ise olla ka avatud sellele, et ise sa close'id, esimesed aasta sa close'id ise oma diile tegelikult. Kas me saame kuidagi niimoodi öelda, et kuidas me siis lõpetuseks selle paneeli kokku võtame, et kuidas sul on, Arno? 50-50 või agentuurid 50, in-house 50? Täna on meie jaoks küll nii, et maja sisene töö on ikkagi kõvasti üle 50, et pigem on agentuurid see ekstra pingutuse koht, kui see põhileib nii-öelda. Ja mulle tundub, et väikeste puhul tegelikult on ka diagnoos enam-vähem sama, et ise tuleb ikkagi palju ära teha, mis ei tähenda üldse seda, et agentuuridel ei oleks rolli ja kohta. On ja väga oluline. Annika ja Paul, teie puhul on vist selge. Ikkagi nagu vist agentuur. Mina ütleks 50-50 ja 50-50 just selle loogikaga, mis Annika ütles, et kui firma asutaja juht ise tahab tegeleda turundusküsimustega ja on selles väga tugev, siis tema teeb 50 ja agentuur teeb 50. See on ideaalne mudel, sest meie ei saa kunagi nii põhjalikult teada seda, mida ja kuidas tema oma äris teha saab ja kui ta ise paneb ka selle panuse turundusse, tuleb sealt kõige parem tulemus. Ja nüüd vahekohtunikuna Kristina. Ma ütleks tegelikult seda, et kui ma vaatan neid ettevõtteid, kellega meie koostööd teeme, need vähesed, kellega me saame siit Eestis väga tihedalt koostööd teha, väga paljud on neid olnud ka startupid, selles mõttes nad on lihtsalt kasvanud nii suureks, et tegelikult mis on nagu oluline on see, et kui see juht, selle ettevõtte üks omanikest on turunduses sina peal, teab sellest ja seda edukamaks ja seda kiiremalt edukamaks ettevõtte saab. Et ma usun, et startupide puhul on see eriti oluline, et me oleme näinud väga hästi need startupid, kus on turundusinimene eesotsas, omanike seas, need kasvavad palju kiiremini, palju kaugemale. Suur tänu teile, aga ärge veel lahkuge, on ka 2 küsimust. Esimene neist loomulikult jälle väga lihtne. Millist meedia- ja loovagentuuri teenuseid soovitate kasutada? Kes vastab? Reklaami loomist, meedia planeerimist, konsultatsiooni. Aga ma saan aru, et eks sealt saalist tuli konkreetne nimi, et keegi otsib konkreetset partnerit. Paul, lähed appi? Loomulikult. Väga hea. Teine küsimus. Ja ma saan aru, et see on nüüd jutt sellest Elva naisest ja enne kõik Kristinale. Kui Elva naist ei saa targetida, vaid väljaspool Tallinnat on reaalsem, siis kuidas on otsingud läinud täpsemaks? Otsingud on läinud palju täpsemaks, lihtsalt probleem on selles, et see Elvas elavate inimeste hulk on imepisikene, et mina kahjuks ei tea, palju Elvas inimesi elab, aga ütleme, et neid on mõned tuhanded võib-olla ja palju seal neid 40 pluss, mis iganes meil see naisi on, et neid te otsite tikutulega taga, et selles on lihtsalt probleem. Kui need asumid oleksid natukene suuremad, siis oleks see palju lihtsam. Suur tänu teile, tõuseme kõik koos püsti ja võtame vastu selle aplausi. Aitäh, Paul, aitäh, Annika, aitäh, Arno, aitäh, Kristina.